60. aastatel meie olime noored poisid, meie iidoliteks olid sportlased. 60. kõige säravamad tähed. Kogu meie rahva jaoks olid ju, palun väga, Ants Hansson, aga Jaan Talts. Ants Hanssoniga oli see lugu, et aasta oli ju 64, Innsbruck, ja spordilehest jälle veel ajalehtedest saime teada, et nii sõidab ka Ants Hansson, meie kuulus kiiruusetaja, kellest oli juttu olnud lehtedes, kuidas tema treenis, mingisuguseid jäähalle polnud, libedatel tänavatel, kus oli jääd, harjutas, pöörane mees. Ja siis Innsbruckist me ei teadnud ju, mis päeval ta võistleb, kuidas tal läheb. Ja see oli täielik šokk, kiiruisutaja, eestlane. Ennekuulmatu lugu, ime. Pärast Hanssoni võitu ka meie väikses armsas Kuressaare linnas oli üks suur jõeluht, mis tavaliselt oli üleni jääs, seal oli mitu kilomeetrit pikk. Ja kus siis hakkas see tritsutamine pihta, see oli uhke tunne. Me kõik kujutasime ette, et me oleme kõik Hanssoni järglased ja tema mantlipärijad. Ja pärast oli mul õnn tutvuda Antsuga. Läksime talle külla, kõik saime seda medalit näppupidi katsuda, aga saime selga panna ka selle võistkonna nii-öelda esinduskostüümi. See oli üks selline, pikemat poolpikk hülgenahast mantel või jope ja siis selline samast materjalist nokamüts. Ja ta nägi tegelikult efektne välja. Aga siis sain ma ka seda endale selga toppida. Minu meelest see kaalus umbes 30 kilo ja see müts teine 10 kilo otsa. Kuidas nad sellega seal marssima pidid, ma ei kujuta ette. Taltsiga oli see lugu, et ühel ilusal päeval teatas Müürileht, et Saaremaa siis muuseumi lossihoovis toimub Nõukogude Liidu tõstekoondise demonstratsioon esinemine. Ja muidugi meie jooksime sinna kohale ja neid tõstjaid seal jagus. Jaan Talts, tšempion Euroopa. Ja muidugi Jaan Talts, Eesti rahva suur sangar, võidutses seal. Ja siis oli ju veel 3 tõstet, surumine, rebimine, tõukamine. Ja minu meelest oli see aeg, kui Talts ikkagi neid maailma ja Nõukogude Liidu ka tippmarke iga natukese aja tagant uuendas. Spartakiaadi suur silmapilk. Jaan Talts ründab poole tonnist kogu raskust ja esimese poolraske kaalasena maailmas tal see õnnestub. Te näete maailmarekordi sündi. Ja see aplausitorm, mis seal lossihoovis oli Jaan Taltsile, see ei unune mitte kunagi. Ja muidugi me olime ikkagi pisarates, kui 68. aasta olümpial sai ta hõbeda kõigest, eks ole. Kuigi arvestades meie rahva väiksust, siis iga medal, iga punkti koht, isegi osavõtt, see ongi tähtis. Ja kui siis tuli kuldmedal talle kaela, tollane televisioon kandis ju olümpiamänge ka üle. Koduses ringis muidugi sai ju võidurõõmsaid häälitsusi kuuldavale toodud ja puha, aga järgnevatel päevadel siis oli kõikide inimeste jutu teema mitte ilm või mingisugused mured, vaid see, et sa juba tead, Talts võitis kulla. Ja vaat see oli see. Ja sellest seda kommenteeriti omavahelistes vestlustes, ma ei tea, mitme nädala jooksul. Ma ütleksin, et nendel hallidel ja rasketel aegadel see oli üks sündmus, mis ühendas terve rahva ühe tiiva alla.